Tere kuulama, on uudisteetri aeg ja stuudios Rohke Debelak. Põllumajandusministeerium annab teada, et kuna kõik mehed on sead, siis kuuluvad nad vaktsineerimisele sigade Aafrika katku vastu. Vaktsiin on valmis saanud alles lähipäevil, seoses tauditõrjega tuleb meestel ilmuda elukoha järgsesse vaktsineerimispunkti või võtta kaasa tõend, mis kinnitab, et selle omanik on erand ja võib vaktsineerimisest loobuda ning haigus teda ei ohusta. Tõendi peab välja andma mehe elukaaslane või abikaasa. Sotsiaalministeerium on aga teinud ettepaneku oluliselt laiendada ettevõtja portaalist kasu saavate inimeste ringi ja luua sinna kõrvale ka käegalööja portaal. Ministeeriumis oli plaan kokku kutsuda nii töövõtjate, tööandjate kui ka tööjätjate esindajad. Tööjätjate liit andis teada, et ei ole välja kujunenud olukorraga kursis ja seetõttu on paljud tööandjate tehtud pingutused olukorra lahendamiseks olnud eriliselt edutud. Tööjätjate liidu sõnul pole seni ka selge, millist olukorda tööandjad muuta soovivad ja ühest selgust pole tööjätjate sõnul ka selles, kas see olukorda muudaks. Eilsel Tööjätjate liidu aasta koosolekul oli plaanis arutada ka alltööjätjate küsimust, sest tööd, mida jätta on palju ja levinud ongi just alltööjätjate kasutamine, kes omakorda pöörduvad tihti ka ise alltööjätjate poole, et töö kindlasti jäetud saaks. Kuna tegemist oli palju, siis otsustasid tööjätjad aasta koosolekuga sel korral ära jätta. See omakorda toob kaasa kindlasti sekeldusi ka edaspidi, kuid nendega tegelemist on võimalik ära jätta, ka tulevikku lükata ja kui see ei õnnestu, siis saab selle kõik ka tähele panemata jätta, märgivad tööjätjad ja soovivad töövõtjatele pikka iga. Ilma tööjätjate registri loomiseta pole tööjõuturu normaalne toimimine peatselt võimalik, lisab ministeerium. Siseministeeriumis on aga valmis saanud päästevõimekuse kava, milles nähakse, et lähiajal minnakse vabatahtlikelt pritsimeestelt üle sunniviisilistele pritsimeestele. Sunniviisiliste pritsimeestena võetakse kasutusele need inimesed, kellele ühe või teise väärteo eest mõistetud ühiskondliku kasuliku tööd. Sunniviisilised pritsimehed saavad ka vastava väljaõppe ja tehnika, samuti muutuvad sunniviisilisteks pritsimeesteks kõik elanikud, kelleni kas vabatahtlik või kuritahtlik pritsimees ei jõua ja kes seetõttu on sunniviisiliselt sunnitud oma tulekahju ise kustutama. Valitsus vaatas eile ka veel kordselt läbi järgmise aasta riigieelarve tulud ja kulud ja võttis eelarve pingelist seisu arvestades vastu rea põhimõttelise tähtsusega otsuseid. Kuna eelarve ei võimalda palkasid piisavas mahus maksta kõikidele eelarveliste asutuste töötajatele korraga, siis koostati palkade maksmise järjekord, mis on järgmine. Järgmisel aastal saavad palka õpetajad, siis ülejärgmisel aastal saavad palka meditsiinitöötajad ning päästjad ja kultuuritöötajad saavad palka aastal 2029. Selline kord annab võimaluse maksta antud sihtgrupile ühel aastal suuremat töötasu ja annab võimaluse ennast iga 5–6 aasta tagant tunda kõrgesti tasustatud töötajana. Uus töötasude maksmise kord kinnitatakse Riigikogus täna. Kuulsite uudiseid.